Tule meiega Taisse. Pucketi saar on tuntud oma ilusate randade, selge merevee ja rahuliku atmosfääri poolest, mis pakub ideaalset puhkust mereäärsetes villades või hotellides. Pucket sobib neile, kes otsivad rahu ja vaikust, kui ka neile, kes soovivad nautida kiiret ja seiklusrikast tööelu. Tere! Ja siin me oleme oma suurepärase võimalusega teid seekord reisile kaasa võtta. Kell on 5:13. Ja on Halloweeni hommik ja me oleme siis Tallinna lennujaamas suunaga siis Pucketile. Nii, saime pagas just antud. Ja nüüd turvakontrolli. Me oleme nüüd lennukis. Ja tõuseme ka õhku ja siis maandume juba 2 tunni pärast Münchenis. Ja tahtsin teile näidata ka, mis mul alati kaasas on. Ta eile ostis selle tegelikult, see ei ole sul alati kaasas. Üks sarvikupadi. Roosat värvi. Ja mis kõige tähtsam on silmaklapid. Sa oled nagu naine. Ma olen nagu inimkaunitar. Ja reis võibki alata. Maandusime Münchenis ja tegelikult ei jõudnudki juba ära oodata, millal saaks Tai kuuma päikese allast, nagu näha, ilm oli päris kehva. Ja nagu ikka tegime lennujaamas mõned söögid ja asusime teele. Me oleme nüüd terminal 2, me saame terminal 1 ja sealt peaks minema meie lend Abu Dhabisse. Oleme nüüd siis lennukis. München Abu Dhabi. Ja siin lennukis on päris huvitavad asjad, mida ma ise varem olen lennukis näinud. Mis lennuk see meil ongi? Etihad Airways. Et näita korra siia poole üldse. Et siin on nagu siuke pleista pult põhimõtteliselt ja näita ekraani. Ja siin saad niimoodi mänge mängida, et kui sa vaatad seda, siis valid mingeid asju, liigud, möllad, et päris huvitav, mida ma nagu varem ei ole ise kohanud. Aga ma ei ole varem Etihadiga lennanud ka nii. Ja siin on kõik araablased siin lennukis ja meie. Võiks magama lõpuks, pole väga magada saanud. Tüüp norskas lihtsalt terve aeg lennukis. Ei norska, ma pole üldse magama jäänud. Üritasin magada. Ei, sa magasid terve aeg. Kohutav lennuk. Mul on pikad jalad ka selle peal. See oli äärepool ka veel ja ikka vingub. Just praegu ma panen sülle sellele araablasele oma pea üldse, ma arvan. No nii, me just ärkasime. Nüüd on kätte jõudnud, ma ei tea, õhtusöögi aega. Või hommikuseg, ma ei tea. Mida meile siis pakutakse? Tutvusta siis, mis sul on. Siin on kana vist. Tee lahti, ma ei tea. See pidi olema mingi kana, chili ja kõrval on karri vist. Kõik on lennuki toitu siin maailmas kõige rohkem. Siuke asi ja siis on mingi siuke asi ka veel. Ma ei tea, mis see on. Lõhn on hea iseenesest. Sidruni karamelli juustukook. Ja siis siin on mingi šokk. Ei, see on või. Või, jah. See on šokolaad. Ja see on mingi siuke saiake ka. Ja Sprite. Ja Silver on alkohoolik. Mina läksin muidugi cheers. Mul on sõitmisest nii koll ees, ma veini. Maandusime nüüd Abu Dhabis. Sõitaks päris hästi, ma sain isegi mingi paar tundi magada. See terve aeg magasid. Paar tundi. Nautisin lendu ja... Meil oli turvakontroll ja siis ma olin 2 veepudeliga, mis võetakse tavaliselt ära ja siis see mees ütles mulle, et kui vett ei ole, ei saa elada. Nii et jäta oma pudelid alles. Me olime nagu lollid eurooplased, tõmbasime kähku enne turvakontrolli vett sisse, vitamiinvelli, kõike räigelt sisse, siis vend vaatas, mida te teete. Et vett ei ole, ei saa elada ja sai minusti läbi oma asjadega. Et see on chill, tundub küll siuke karm riik, aga mõned asjad on nagu päris lebod. Ja nüüd me siis sõitleme Terminal 3. Seal Müncheni lennujaamas me eksisime ära. Korralik seiklus oli. Sellest räägime pärast poole. Esimene lend Abu Dhabisse kestis kokku 6 tundi ning sealt edasi Pucketile, mis kestis 6 tundi ja 45 minutit. Kohale jõudes võttis meid vastu kohalik robottolmuimeja ja Tai niiske kliima. Meie sõidame siia Kamala Beachile, aga võtame, ma arvan, Bolti.
Phuketi lennujaamast otsustasime võtta Bolti takso, sest kohalik takso tundus ülehinnatud ja siis suundusime Kamala Beachile. 1400 eurot maksis siis 2 nädalat, sellepärast et me otsustasime võtta basseini vaatega toa. Ühtlasi mulle meeldis selline troopiline ümbrus, Patrice'il polnudki väga vahet, aga ühtlasi oli mul ka Patrice'ile ette valmistatud üks salajane üllatus. Nii, ühesõnaga, Silver lubas mulle siin pikka aega ühte üllatust või kingitust ja ma lootsin, et see on kihlasõrmus, aga see vist ei ole kihlasõrmus. Nii et nüüd ma siis siin ootan üksipäini, millega siis tegu on. Issand, ta midagi pakendab seal lausa lahti. Tahan juba üllatust. Jaa. Jaa. See on uus kostüüm. See on siuke kostüüm, et kui sul on naine ja sa oled Tais, siis su naine ei pea muretsema teiste Tai naiste pärast, kes täna peavad rööda. Mis asi see on? See on uus Tai riietus. Mis see on? Ma olen kõva ju. Mis asi see on? Miks sa siukest? Kus sa tegid selle? Lasin Antil teha. Oh my god. Olime just rannas, läksid mõned minutid mööda, tõusis tuul, taevas läks tumedaks, Patrice ütles, tema ei taha veel koju tulla. Et chillime veel, just võtsime rannatoolid ka ja nüüd on siuke ilm. Kuidas kommenteerid? Kell on siis juba mingi 11 õhtul. Trippisime linnas ringi, tulime koju, pott hakkab vaikselt üle ajama. Ja siis käisime all, ma ei tea, kas ma isegi näitan seda. Kuna seda võiks nagu näidata või pigem mitte või? No nüüd ta on meidst langenud jälle. Aga kohe peaks tulema mingi torujüri. Ja läheb huvitavaks ühesõnaga. Just. Silver tõi poest siukeseid liisikrõpse. Ma arvan, et need on väga vürtsitad. Davai. Mina arvan, et need ei ole väga vürtsitad. Äkki maitan sind. Kusjuures see pakk on veits teistsugune. See pakk on nagu paksemaks kilest. Tavaliselt teisnevad. On ju? Ma mõtlen väga kõigepealt. Ma tea, et Krõpsule. Kes ei ole kunagi krõpsu näinud, siis... Nagu krõpsud ikka ühesõnaga, ei ole midagi nagu pool teistsugust. pakki on tühi. On jah? Oota, samal ajal paneme suhu. Päris hea. Nomma. Oi, väiga pütikene on jah. See on väiga. Aga kikk tuleb hiljem. Sa ei tohi siia. Päris hea. Päris hea. Kuule, räägi seda juttu, mis sul täna lennujaamas juhtus. Mis enne? Potsataja juttu. Eile juhtus see. Eile? Anna siia, ma ei räägi muidu. Okei, nüüd räägi. Tõi mulle krõpsud ja siis võtab ära. Ühesõnaga, mul olid paelad lahti. Tossudel, naigitossudel ja need naigitossudel nii nõmedad tossud, need kogu aeg paelad lahti. Ja siis me kõndisime, meil oli mega kiire, me olime Müncheni lennujaama, siis me kõndisime, võtsisime gate'i, meil on üldse terminali, kuhu minema peab. Ja siis seal on need eskalaatorid, kus saab kiiremini kõndida. On seal niimoodi eskalaator? Jaa, vist küll. Ja siis me kõndisime mega kiiresti ja Silver jooksis eest ära. Ma olin tagapool, sest et ma ei jõua nii kiiresti kõndida. Ja siis ma kukkusin niimoodi, et mul jäi pael eskalaatori vahele kinni, on ju? Jaa. Ja siis ma lendasin. Ja see oli väga valus. Jaa, mõtlesin, et Patrice läheb ise sinna vahele. Ja polegi varsti Patrice. Jaa, ta rääkis mulle nii õudseid jutte ja ka veel vist juhtub, kui niimoodi. Ära söö rohkem. Päris räigend. Mida sa teed? Siis ma olin päris vürtsikas, sa tuleb käed värisema. Siin
õlle ümber. Esimene öö möödus hotellis rahulikult, isegi pott enam ei ajanud üle ning järgmisel hommikul sõitsime vaatama kohalikku koske, mis kannab nime Kathu Waterfall. Kathu koske ümbritseb lopsakas džungel, mille voolava vee heli loob rahuliku ja maalilise keskkonna. No nii, jõudsime lõpuks kohale. Vaatepilt on selline, aga tegelikult kui sinna poole vaadata, siis sealt läheb mingi trepp ka veel ülesse. Ja nüüd meil tekkis mõte, et äkki peaks vaatama, et äkki on veel suurem kosk. Et see on selline, ma ei tea, 40, mis ma ootasin. Ma ei tea, vaatame edasi. Päris raske, ma ütleks teile. Nii palav on mingi 380 kraadi. Kost on selline, mis tundub? Kaunis. Ilus. Nii palju prügi. Sa võid näidata seda prügi ka. Prügi on päris crazy kui palju inimesed on siia prügi maha jätnud. Igal pool on ainult prügi ja prügi. Ja mis on veel räige, siin on nagu kasvuhoones oleks, et täiesti nagu vihmametsas. Et terve nägu on igine. Jõhker. Peale kose vaatamist sõitsime edasi ja leidsime ühe kohaliku koolimaja, mida otsustasime uudistama minna. Kohale jõudes pöördus meie poole turvamees, kellele pidime andma aru, mida soovime kooli territooriumil teha. No nii. Estonia. Estonia. Souvenir. Yeah, near to Germany. Nii, oleme siis jõudnud koolimajja. Ja see on mingi international school. Ja siin on isegi mänguväljakud seal. Ja kuidagi päris keeruline on öelda, et kui vanad need lapsed on, et mitu klassi siin on üldse. Tunduvad nagu lasteaialapsed. Tundub jah, meie mõistes veits nagu lasteaed, aga võib-olla on juba kooliealised, et ei oskagi nagu öelda. Aga selles mõttes vaatame edasi või? Ma ei tea, vaatame äkki edasi. Siin on siuke mänguväljak. Hello, how are you? How old are you? How old? 7? 8? Oh, no. My name is Coca. Okay. I'm Beatrice. My name is Nell. Nii uinud. Kuule, aga selline koht siis. My name is Nell. Lähme liigu edasi, et vaata, mis Tai veel meile pakub. Mida saame siis? No nii, me oleme nüüd jõudnud sellisesse national parki nagu Kauprathaeu. Ma ei tea, kus seda öeldakse. Ja siin on tegelikult mingi teine nimi üldse, ma ei tea, ma väga ei saa aru, kus me oleme seda saada. Mina loodan, et siin täna väga palju treppe ei ole, sellest eelmises kohas oli päris palju treppe. Tahaks nüüd veits lihtsama vastupanu teed minna. Ja nagu sa näed siis. Aga mul on tunne, et siin on täiesti nagu džungel. Ja meil on jalas ainult Plätud. Me ei ole õiged matkasellid, aga me lugesime natukene informatsiooni ka ja see peaks olema Phuketil vist viimane alles jäänud vihmamets, mis on nii-öelda säilinud siin, nii et päris põnev. Ja siin on kirjas, et tulge enne 4 ära raja pealt. Ma ei tea, miks. Meil on õnneks aega, kell on 2. Uss oli seal. Ega see Rännumehe elu lihtne ei ole. Sain enda kaua oodatud trepid jälle kätte. Ja siin kliimas treppides käia vaata. Oota, mul jäi puuoks kinni. See on rämedat ämbli. Oota! Päris kiiresti väsitab ära. Et täielik džungel, noh. No nii, me jõudsime nüüd siia waterfalli juurde, aga siin nii pisike, ma mõtlesin, et see on suur. Ja siin peaks siuke krabi olema. Siuke punane. Kuskil siin, aga ei tea kus.
välja pääseb teisel pool. oota mind ka. Päris konarlik see teekond. Oh my god. Oota, ma teen sealt Eloga ka video. Kui külm vesi. Ma loodan, et see krokodill ei ole. Muidu on okei. Päriselt või? Siin on hea, siin võib olla krokodilli. Meile meeldib. Anna käsi. Appi. Ei. Ja kui te olete lennukiga kukkunud siia alla ja tahate ellu jääda, siis seda vett juua ei tohi. Selle te peate läbi põletama. Ega siin lihtne ei ole. Appi. See ei olnud üldse hea mõte. See on mega järsk. Aga on küll, nagu vanim vihmamets, mis sa arvad? Otsustasime, et lähme ikkagi tagasi, see tee läheb kuidagi väga keeruliseks ja meil ei ole nagu varustus ka. Et ei ole kindel, kas see viib üldse parklasse tagasi. Et lähme lihtsalt sama teepi tagasi, tundub nagu veits ohtlik. No siin käivad ju mingid truuheed matkasellid matkamas, mitte suvalised turistid lätudega, ma arvan. Kaani saime vähemalt jala küljest ära, selles mõttes on hästi. Kurat, ega see tagasi teega väga lihtne ei ole. Jaa. Ei pea ära. Nii, saime nüüd osa juures käidud. Tegelikult siin oleks väga palju veel ilmselt kõndida, aga... Ja siis see on kokku kuskil 28 kilti või? Kuskil näitas, et seda võib kõndida 6 tundi. Ja see maksis 400 bahti, mis on natukene overpriced. Ühele siis. Jah. Aga ma ei tea, muidu oleks lahe olnud täitsa, kui oleks mingi giid olnud ja õige ja jalanõud vähemalt. Ei ole ise väga džungliga kursus. Aga vähemalt on nähtud. Nähtud, käidud. Peale džunglis seiklemist sõitsime edasi ja leidsime ühe kauni ranna, kus otsustasime teha kosutava supluse, sest sealses kliimas on kogu aeg higine ja selline must tunne on. Üldiselt kõik rannad on väga ilusad ja puhtad ja vesi on kuskil 26–30 kraadi. No, supp ühesõnaga. Tulime nüüd korra sööma. Mina tellisin endale mingi küüslaugu, pipra, kala ja mis sa võtsid? Ma võtsin rohelise karri riisiga ja garlic bread. Nam-nam. Nii, näita, mis on. Tahad ka seda või? Tulime siis ennustaja juurde. Okay, relax. Yeah. You understand English? Yeah, sure. Oh, yeah, good. Sign. At the sign? Ehk siis ma pean autogrammi või selle allkirja andma. Smile. Smile, okei. You want perfect for everything. You want perfect for everything. Okay. You want perfect for body. You want perfect for love. You want perfect for working. Okay. You have many ideas. Have a good project. You are smart. You're not stupid. Okay, thank you. Dragon, you waiting for money. Money come to you again. You a lot for money. Money in my brain. Money. Okay. Smiling. Speak good. I want you smiling and freedom. Poseidon. You know Poseidon? Energy. Energy, okay. You have love. You're sensitive for love. You want everybody to listen to you and you have a good love. Good lady. She loves you, she worried. Okay. You know, understand really. Lady, I want you by power and energy. Okay. Welcome to Thailand. Welcome to Phuket. You love here. Yeah. You want to stay here. You want to live here. You can do. Yeah, okay. You're a lot for money. You don't worry about for money. Yeah, Money, I don't. A lot come. Yeah. Yeah. Okay. I want you to relax. Yeah. You're very sensitive. It's really interesting. Okay. Okay, thank you. 300.
põhimõtteliselt ainult positiivne, kõik läheb hästi ja raha pritsib igast uksest ja aknast peale. Ja pean ennast vabaks laskma, rohkem naeratama, sulle lilli tooma. Ühesõnaga kõik siuke asi, mida ma ilmselt Õige. Tappi või nii vähemalt. Jaa. Size. Again. Oota, palju ma võtsin? One more. You want everybody listen to you. I want you to listen to everyone. Listen to him. You say, hey, listen to me, listen to me. I want you to listen to everybody. Okay? Listen. You're very strong and long life and healthy. And you're very sensitive because you're lady. You're very sensitive. You're thinking too much. You worry about for love, no check everything. You're working woman. You don't ask money for someone. You want to make money. You aerobic exercise and you love family. You have family. And you want to make everything perfect. Welcome to Thailand, welcome to Phuket. You come here quickly, you will come back again. And you lady, when you have only lipstick, you don't like make up, only lipstick. It's good luck. Thank you. Ta ütles, et ma ei taha, et mulle raha antakse, et ma olen working woman. Don't worry, okay? It's funny. Listen to him. Listen. You wake up, you're sensitive, you worry too much. You have problem before and now you have news. He's a good boy. I know you lady. Sometimes you want to make you strong. You say no problem. Yes, okay. It's okay. But you feeling. I want you sweetheart. Romantic. Speak good to him. Kokkuvõttes tegelikult andis edasi väga niisugused head ja üllad Thank you. mõtted. Tantsud tantsitud ja lõpetasime õhtu Patong Beachil, kus on eriti kiire ja särtsakas ööelu. No nii, me oleme nüüd jõudnud Patongi. Jaa, siin elu käib ja siin elu mitte kunagi vist ei vaibu, selles mõttes, et kui käisime viimane, siis oli täpselt samasugune möll. Jaa, ma natuke näitan. Ping-pong show. Kohe jõuame sinna peatänavale ka, nii et ma arvan, et seal ei ole mitte midagi kuulda. Oleme nüüd siin peatänaval. Ja see on selline pikk tänav, mis on otsast lõpuni erinevaid klubisid, pubisid. Ma isegi ei kuule, mis sa räägid. Patong on Phuketi saare kõige tuntum ja elavam linn, mis asub Tai kuningriigi edelaosas. See on tuntud rikkaliku ööelu ja mitmekülgse söögikohtade valiku poolest. Patongil on lai valik restorane, baare, poode ja ööklubisid, mis on lahti varajaste hommikutundideni ning meelitavad ligi kõiki pidutsejaid üle terve maailma. Patongi linn on tõeline Tai puhkuse paradiis, aga siin tänaval peavad mehed eriti ettevaatlikud olema, sest kohalikud meelad naised üritavad teid korralikult ette võtta. I'm Tam, who sell Philippine only the one shop in Patong Beach, Bangla Road. You're welcome. Everybody who want a Philippine, you come to us. Only available here, available here, available here. Thank you. Welcome to Tallinn. The one and the only in Phuket Island. This is the Philippine. Okay, you are welcome.